Nii, võime veel ühe korra öelda. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Aamen. Isa, me palume, issand, et sa kõnetaksid meid, issand, sõnumiga, mida sa oled andnud, issand, meile ja me palume, et issand, kõik, mis on meie hingest või minu jutlustajate hingest ühest kõrvast läheb sisse teisest välja. Aga see, mis tuleb sinu käest, issand, sinu vaimu kaudu, las see läheb meie südamesse ja las ta kannab seal vilja. Seda me palume kõike meie issanda Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Jumal on sõna oma armsale naisele. Armu ja rahu. Margus küsib laupäeva hommikul, millest sa räägid? Ma ei räägigi täna, mul ei olegi sõna. Tegin Bibli lahti ja tuli selline kirjakoht. Ma ei ütlegi, kus raamatus see on. Ilmselt enamustest teab. Kui mu hing nõrkes su sees, mõtlesin ma issandale ja mu palve tuli sinu juurde, su pühasse templisse. Need, kes austavad tühja ebajumalaid, hülgavad oma osaduse. Aga mina tahan ohverdada sinule tänulaulu kõlades, mida olen tõotanud, seda täidan. Issanda käes on pääste. Kus meil see kirjas on? Piiblis. Väga hea vastus. See on Joona lugu. Ja kui ma selle sõna sain, siis nagu tubli õpilane Jeesuses Kristuses olen, korjasin siis terakesed kokku, mis kust leidsin ja mis kõnetas mind ja selle ma täna siis kavatsen ka ette kanda. Ja Joona lugu siis meile kasvatuseks. Tuleb tunnistada, et Joona oli üks ebaõnnestunumaid teenivamaid juhte Piiblis. Alguses arvasin, et Joona oli usukangelane. Jah, ta jooksis Jumala eest ära, kuid lõpuks ta kahetses ja tegi nii seda, mida pidi tegema, päästes Niineve rahva. Aga asjadega on kord nii, et kui neid lugeda pühavaimu abiga, on raske näha Joonat kangelasena. Prohvetina kuulis ta sõnumeid otse Jumalalt, kuid Joona lükkas mitu korda Jumala käsud tagasi ja Jumala peale sai ta maru vihaseks Jumala halastuse peale. Joona lugu võiks olla kristlastele nagu peegel. Joonas näeme oma iseloomu halvimaid külgi võimendumas, mis peaks tekitama alandlikkust ja tänulikkust, et Jumal armastab oma vaenlasi ja talub Joonat meis kõigis. Täna vaatame siis Joona lugu ja otsime põhimõtteid, mida saame tänapäeval rakendada, kuid mis on sageli otseses vastuolus Joona tegeliku tegutsemisega. Kes oli Niineve rahvas? Otsisin veidi konteksti Joona loole. Joona elas Iisraeli kuningriigis majandusliku õitsengu, kuid moraalse allakäigu ajal. Võimsad iisraellased arvasid, et asjad lähevad hästi, kuid Jumala viha kasvas nende patu tõttu. Niineve oli Assüüria impeeriumi pealinn ja enamik Iisraeli elanikke pidas assüürlasi oma vaenlasteks. Assüürlased olid jõhker rahvas, kes vallutasid teisi rahvaid ja Iisraelil oli õigus neid karta. Mõne aastakümne pärast Joona lugu pidid olema just assüürlased need, kes hävitasid Iisraeli kuningriigi. Aga kui te paneksite nüüd Joona olukorda, kujutage ette, et olete Iisraeli kuninga nõunik. Joonal oli kahtlemata hea ja mugav elu ja nagu enamik iisraellasi ei sallinud ta assüürlasi. Seega, kui Jumal kutsus teda Niineve linna jutustama, oli Joona nördinud. Kuulekuse asemel jookseb ta minema, mis toob meid Kristuse jüngri esimese põhimõtteni, et me peaksime kõhklemata kuulatuma Jumala sõna häälele. Joona 1:3 algabki lugu järgmiste sõnadega. Joonale, Amittai pojale, tuli issanda sõna ja ta ütles, tõuse, mine Niinevesse, sinna suurde linna ja hüüa selle vastu, sest nende kurjus on tõusnud minu ette. Jumal andis Joonale selge käsu ja Joona ei kuulanud sõna. Joona pani kõik mängu.
paigale jäämise asemel tahtis ta põgeneda Tarsisesse, mis asub Joppest 2500 miili kaugusel ja Niinevest täiesti vastupidises suunas. Ja ometi sai Joona teada, et ta ei saa Jumala eest põgeneda. Issand ajas teda tormis üle mere taga ja ta tõi ta tagasi oma tahtmisse, suure kala kõhtu. Kusjuures see kala võib ka lugeda ette, et ta oleks nagu põrgu karistus. See illustreerib olulist punkti õelate karistuse kohta pärast surma. Väga poeetilises keeles kirjeldab piinlev prohvet oma kohutavat katsumust kala. Mõnes tõlkes on ka merekoletis ja mõnes tõlkes on ka vaalaskala. Aga siin meie piiblis on ta siis nagu kalana, seda kogemust, kui sarnaneb põrgus viibimisega. Ja Joona palus Issandat oma Jumalat kala kõhus ja ütles: ma hüüdsin oma kitsikuses Issanda poole ja tema vastas mulle. Haua sisemuses hüüdsin ma appi ja sina kuulsid mu häält. Joona 2.2. Heebrea termin siin selles palves on Sheol. Siin tähendab see õelate elupaika enne kohtupäeva. Kuna ahastuse süüdmine viitab kindlasti teadlikule kannatusele, võib järeldada, et õelate surnute seisund on teadlik piin, tõde, mida kinnitatakse ka mujal piiblis. Joona mõistis, et ta peab Jumalale kuuletuma, seega ta pöördus ja alustas oma teekonda Niineve poole. Ta oleks võinud säästa nii ennast kui ka teisi paljusidest jamadest, kui ta oleks algusest peale Jumalale kuuletunud. Kuigi Joona otsustab lõpuks Jumalale kuuletuda, ei tee ta seda just rõõmsa südamega. Ta vihkab ikka veel Niinevet ega taha, et nad päästetaks. Ta jõudis vastumeelselt Niineve linna ja seejärel Joona 3.4 pidas ta piibli halvima jutluse. Ta läbis seda linna päevateekonna kaugusel ja hüüdis ja ütles: veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. See oli kõik, see oli kogu tema jutlus. Ei mingit selgitust, ei mingit lootust ja ega mingit armu. Lihtsalt hoiatus, et 40 päeva pärast hävitatakse Niineve linn. Ja ikkagi Jumala sõna kuulutamine toimib. Inimesed parandavad meelt ja Joona, tema saab Jumala peale maru vihaseks, sest Joona tahtis nende hävitamist. Kui Jumal kutsub meid midagi tegema, peaksime seda tegema rõõmsa südamega. Jumal tahab, et me oleksime osa tema kuningriigist ja tema taastamistööst. Aga kui me kuuletume hapu suhtumisega, jääme me ilma rõõmust ja rahulolust, mis tuleb temale rõõmsast kuuletumisest. Üks Joona loo suuri irooniaid on see, et Jumala rahva prohvet ei muuda kunagi oma südant. Ta jääb teiste inimeste ja Jumala peale vihaseks kogu selle loo lõpuni. Aga selle asemel kohtume kahte erinevat, täiesti kadunud paganlikku rahvarühma, kes muudavad oma südant ja näitavad üles rohkem õiglust kui Joona. Esimene on see laevameeskond, kellega Joona purjetas Tarsisesse. Joona magas võõra valerahuga laevas, Jumala tahtest väljas ja sügavasti magas ta ka tormis, nagu kirjutatakse Joona 1.5, aga Joona oli läinud alla laevaruumi ja oli heitnud magama ja ta magas sügavasti. Laevameeskond ei tundnud Iisraeli Jumalat, aga kui siis Joona neile rääkis, selgitas ta ka, et ainus viis tormi peatamiseks ja ellujäämiseks on ta üle parda visata. Meeskond hakkas Jumalat kartma ja tegi kõik endast oleneva, et Joona elu alles hoida. Nii see Joona 1.13.16 lahti rullus. Mehed sõudsid meeleheitlikult, et maale tagasi pöörduda, aga nad ei saanud, sest meri muutus nende vastu üha tormisemaks. Siis nad hüüdsid Issanda poole ja ütlesid: oh Issand, ära ometi lase meid hukkuda selle mehe hinge pärast. Samuti ära pane meie peale süütu verd, sest sina, Issand, teed nõnda, nagu on sinule meelepärane. Ja nad võtsid Joona ja viskasid ta merre ja mere viha raev rauges. Need mehed kartsid Issandat väga ja ohverdasid Issandale ohvri ning andsid tõotusi. Ja nemad ei ole ainsad inimesed, kes näitasid üles südame muutust. Niineve rahvas kahetses võimsalt pärast Joona nii-öelda jutluse kuulamist. Joona 3.10 ütles: kui Jumal nägi nende tegusid, et nad on pöördunud kurjalt teelt, siis kahetses Jumal õnnetust, mille ta oli neile lubanud tuua. Seega ta ei teinud seda, ta ei hävitanud Niinevet.
Taaskord, need inimesed ei olnud tüüpilised rahuinimesed. Keegi ei ootaks neilt meeleparandust ja Jumala otsimist, aga see näitab Jumala väge teiste sügametes tegutseda. Me saame ja me peaksime andma endast parima, et evangeeliumi kuulutada. Aga me peame aru andma, et lõppkokkuvõttes me vajame Jumalat, et tema südamed muudaks. Ta võib teha imesid igaühes ja seetõttu ei tohiks me kunagi kedagi kohelda nii, nagu oleks ta liiga kaugele läinud või teda enam parandada ei saa. Kui Jumal otsustab Niineve linna säästa, saab Joona väga vihaseks. Joona 4.1 kirjeldab seda stseeni järgmiselt. Aga Joonale tundus see väga vale ja ta sai vihaseks ja ta palus Issandat ning ütles, oh Issand, eks olnud see minulgi sõna, kui ma olin alles kodumaal, sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ja sa kahetsed kurja. Seepärast, Issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Mis Issand vastas? Issand vastas, kas sul on õigus vihastuda? Peame meeles, et Joona pidas Niineve elanikke oma vaenlasteks. Ta tahtis, et neile kohut mõistetaks. Ta tahtis, et nad maalt pühitaks. Kui Jumal otsustas halastust osutada, sai Joona tegelikult Jumala peale vihaseks, et Jumal on kaastundlik ja rikas heldusest. Ta on koguni nii vihane, et ta palub Jumalal endalt elu võtta. Jumal esitab Joonale õigustatud küsimuse, kas sul on õigus vihastada? Joona ei vasta, vähemalt mitte alguses. Selle asemel istub ta väljaspool linna ja vaatab pealt. Joona tunneb end kuumuse tõttu ebamugavalt ja ka Jumal annab talle lehtaime, mis pakub varju. See pakub Joonale teatavat lohutust kuni järgmise päevani, mil Jumal saadab usi ja kõrvetava idatuule taime hävitama. Ja Joona saab taas vihaseks. See on omamoodi mõistusele mõistmatu viha, mida me kõik oleme tundnud. Ja nagu siin koguduses tuleb öelda, vähemalt mina. Kui asjad pole meie tahtmise järgi läinud, aga me hoiame ennast vaos, kuni midagi tühist valesti läheb ja me kaotame selge mõistuse. Joona 4.8 ütleb järgmist ja jälle tahtis ta surra, parem on mul surra kui elada. Ja jälle Jumal küsib, kas sul on õigus selle taime pärast vihastuda? On küll. Ma olen nii vihane, et soovin, et oleksin surnud. Joona ei suuda enam keelt talitseda. Ta on vihane kõige peale, isegi asjade peale, mida ta ei saa kontrollida. Jumal tuletab Joonale meelde, et tema ei loonud seda taime, aga ometi hoolis ta sellest sügavalt. Jumal esitab talle väljakutse öeldes, kas ma ei peaks muretsema suure Niineve linna pärast, kus elab üle 120 000 inimese, kes ei suuda vahet teha paremal ega vasakul käel ja seal on ka palju loomi. Teisisõnu, kui Joonal lubatakse hoolitseda taime eest, millega tal pole mingit pistmist, kas Jumal ei peaks siis suutma hoolitseda Niineve linna eest, kus elab 100 000 inimesi, kelle tema on loonud? Kes on Joona, et esitada Jumalale väljakutse tema halastuse pärast oma enda loodu vastu? Ja meie jaoks on põhimõte järgmine. Jumal on pikameelne ja rikas armastusest. Kui me tahame olla rohkem tema moodi, kui me tahame olla need, kes teenivad, siis peame olema ka pikameelsed vihastama. Joona viha viis ta kibestumiseni ja tänapäeval öelda ehk depressioonini. Ta hoidis sellest kõvasti kinni ega ei lasknud lahti. Tegelikult on oma aeg õiglase vihal, aga me peaksime olema aeglased selle saabumisega. Me peame meeles pidama, et Jumal on meile juba näidanud tohutut armu ja halastust ning seetõttu peaksime ka meie olema kaastundlikud ja kiired armu osutama. Üks Joona viha põhjusi oli see, et ta nägi ainult Niineve pattu. Ta ei suutnud tunnistada ei omaenda ega oma rahva pattu, sest Niineve rahvas tundus olevat palju hullem. Selguse huvides tuleb öelda, et Niineve oli tõesti halb koht. Selles Joona ei eksinud. Kuid on oluline meeles pidada, et Joona elas Iisraelis majandusliku õitsengu ja moraalse allakäigu ajal. Iisraelil polnud oma tegudele Niineves vabandust. Iisrael oli kutsutud elama Jumala standarditele, mitte ümbritsevate rahvaste standardite järgi.
Joona oli Iisraelis prohvet ja ta oleks võinud oma aja ja energia pühendada Iisraeli meeleparandusele ja muutumisele kutsumisele. Selle asemel, et töötada Iisraeli kultuuri paremaks muutmise nimel, otsustas ta keskenduda sellele, kui kohutavad olid nende vaenlased. Ta oli pime omaenda ja oma rahva patu suhtes ning see eneseõigluse tunne tekitas temas viha Jumala alastuse peale. Ja iroonia on siin selles, et haletsusväärne Niineve linn tegelikult kahetseb, kui Jumal nad välja kutsub. Iisrael aga keeldub muutumast. Nad ei näinud oma pattu. Nad ei arvanud, et nad peaksid meelt parandama. Neil oli vale standard. Aga kas meil on õige standard? Tänapäeval seisame silmitsi sama kiusatusega. Üksikisikutena oleme kiusatud oma õiglustunnet üles ehitama, võrreldes oma käitumist teistega, selle asemel, et usaldada Jumalat, et ta meid õigustaks ja pühitseks. Organisatsioonid ja rühmitused teevad sama asja. Me näeme sageli, kuidas üks erakond süüdistab teist erakonda väärtegudes, kuid ignoreerib ja eitab oma erakonna probleeme. On ju palju lihtsam süüdistada teisi ja vaadata nende vigu ja ebaõnnestumisi, kui tegeleda omaenda probleemidega. Aga just sellele Jeesus meid kutsub. Matteuse 7.3 ütleb seda nii: miks sa vaatad pindu oma venna silmas, aga ei märka palki oma silmas? Kuidas sa saad oma vennale öelda, las ma võtan pinnu, kui su enda silmis on veel palk? Sa oled silmakirjatseja. Võta esmalt palk oma silmast ja siis sa näed selgelt, kuidas pindu oma venna silmast välja võtta. Alustades omaenda patust saame paremini mõista ja hinnata Jumala alastust. Saame teisi tõhusamalt armastada ja saame tegelikult olla osa positiivsest muutusest. Kokkuvõtte. Joona raamat on kirjanduslik meistriteos, mis on täis draamat ja irooniat. Joona ei ole kangelane, keda me vajame, kuid Jumal kasutas teda ikkagi ja ilmutas oma halastust. Evangeeliumi hea sõnum on see, et me ei pea enda päästet ebatäiuslike prohvetite peale panema. Jeesus tuli ja elas meie nimel täiuslikku elu. Tänu sellele saame end Jumalale kiiresti alistada ja rõõmsalt temale kuuletuda. Saame armastada oma vaenlasi, võime olla pikameelsed ja saame tegelikult halastust omaks võtta ning näha muutust endast ja siis teistes. Joona raamatut sulgedes jätame meelde, et see pole lihtsalt lugu mehest ja kalast. See on lugu Jumalast, kes otsib teda ootavaid südameid. Joona teekond näitab Jumala kannatlikkust, halastust ja soovi meid endale lähedale tõmmata, isegi siis, kui me jookseme, vastu hakkame või maadleme. Võib-olla olete näinud ennast Joonana põgenemistes, vastupanus, frustratsioonis või hirmus. Aga just nagu Jumal töötas Joonaga toona, töötab Jumal ikka veel, räägib ikka veel ja kutsub ikka veel. Julgustagem endid peatuma, kuulama ja vastama Jumalale, kes kutsub meid alati sügavamale oma eesmärgi ja kohalolu juurde. Kasvagem temas edasi. Aamen.